Kallid kaasmaalased, armsad õpilased ja õpetajad. Ma tean, et justkui lõpmatuna näiv ja me vaimu väsitav majanduslik ebakindlus sunnib paljusid mõtlema pigem tänasele toimetulekule kui ülehomsetele ideaalidele. Siiski võiksime 1. septembri eelõhtul suunata pilgu homsest kaugemale, et märkida maha need sihid, milleni tahame Eesti koolielus jõuda. Mida aeg edasi, seda ähmasemaks muutub piir töö ja huviala, harrastuse ja leiva teenimise vahel. Et töö toob leiva lauale ning seejuures rikastab vaimu, ergutab meeli ja pakub midagi hingele. See võiks olla iga inimese, iga ühiskonna ideaal ja eesmärk. Samasuguse sihi poole peaksime püüdlema ka koolielus. Õppima peaksime ka üldise kohustuseta teatud hulk aastaid koolis käia. Õppimine peaks olema õigus, mida keegi, ei noor ega vana, kunagi kasutamata ei jäta. Et iga koolipäev oleks ka palgapäev, mil hoiuarve täieneb uute teadmistega. Iga uus teadmine teeb ju elu huvitavamaks, arusaadavamaks ja nagu teadus kinnitab, see elu on lõppkokkuvõttes ka tervem, õnnelikum ja pikem. Õppida, küsida ja vastuseid otsida tuleb kõikjal, mitte ainult õpetaja käest. Seetõttu kutsun oktoobris koolivaheaja eelsel nädalal taas koolidesse kõiki, kelle ametliku koolitee põhilõigud juba läbitud ja kellel oma tegevusvaldkonnas teadmisi ning kogemusi, mida edasi anda. Kinnitagu see tänavu veebruaris alguse saanud ettevõtmine meile nüüdisaegse maailma põhitõde. Me kõik oleme ühtaegu õpetajad ja õpilased, vanusele, ametile ja elukogemuse hulgale vaatamata. Armsad õpilased, kui jalgpallimängu reeglitest mitte midagi ei tea, tundub suurte meeste jooksmine mööda pügatud heinamaad üsna sihitu. Reeglid teades muutub see sama vaatepilt aga huvitavamaks, paljudele koguni naudinguks. Täpselt niisamuti nagu helide korrapärane reastamine teeb mürast kaunima muusika. Eks kehti see ju ka paljude õppeainete kohta. Reaalained, miks mitte näiteks füüsika, näib igav ja mõttetu vaid sellele, kes ei tunne füüsikaseadusi ja nende vahetut mõju pea kõigile, millega me iga päev kokku puutume. Erinevat jalgpallist võib füüsikaseaduste eiramine olla eluohtlik. Erinevat jalgpallist pole füüsikaseadusi võimalik millegi muuga asendada. Näiteks ebausu, nõiakunsti ja muu soolapuhumisega, mida 21. sajandil meile laia tarbekaubana aktiivselt pakutakse. Ka ebausu ja muu pettuse läbinägemiseks, aga ennekõike õigete otsuste langetamiseks on vaja õppida. Ikka neid samu reegleid, valemeid, seaduspärasusi, pealt näha igavana näivaid reaalaineid. Uudishimu püüd uute teadmiste ja aistingute järele on sundinud inimest vallutama kõiki kontinente. Uudishimu on viinud inimest kõrgustesse ja sügavustesse. Järelikult on see uudishimu meile kui liigile ja seega igaühele meist loomuomane. Et end koolis hästi tunda, tuleb see uudishimu enda seest lihtsalt valla päästa. Ikka küsida ja otsida, uurida ja õppida. Hea Eesti rahvas, õpilased ja õpetajad. Isikliku ja üldise heaoluni viib ainult üks tee. See tee algab seal, kus kooliuks avaneb. Ma soovin kõigile tahtmist ja tarmukust selle ukseni jõuda ja elu lõpuni avatuna hoida. Head algavat teadmiste päeva kõigile.